tere tulemast tänasesse vlogi. Mul on selline tunne, et ma ei ole mega ammu olnud kodukontoris lihtsalt 2 päeva järjest ja niimoodi, et ma olen käinud kodus ja ma ei pea vahepeal kuskile ringi sõitma minema. Aga täna on selline neljapäev. Kell on praegu 7:30 ja ma hakkan hommikusööki tegema. Lihtsalt väga uni oli hommikul, kuigi mul oli äratusi endiselt 6:30. Ja ma nagu kinda ärkasin üles, aga ma lihtsalt ei viitsinud päriselt püsti tõusta. Lihtsalt ei saa ikka üle sellest, et see nädal on toonud nii ilusad ilmad ja koos sellega on hommikuti nii valge, õhtuti nii valge ja see teeb tuju heaks. Peaks siit kuskile paremasse kohta panema, sest valgus ei ole eriti hea, aga ma tegin oma hommikuse skincare ära, nüüd mu nägu on vist natukene punane. Ma ei tea. Ja ma magasin oma kõrvaaugu väga valusaks. Kes on jälginud sind siis rohkem kui aasta, siis ma tegin eelmine aasta sünnipäevaks need 2 kõrvaauku juurde ja ma siiamaani ei maga nende peal, sest muidu need jäävad valusaks. Ja täna siis ma kuidagi läbi une olin maganud selle poole peal ja eriti see kõrvaauk on valus, mis on veits veider. Aga praegu vähe muna ja siis ma teen endale rukkipala või leiba. See on nii naljakas, kuidas inimese harjumused tegelikult võivad nii kergesti muutuda ja kuna me oleme siin käinud nüüd viimasel ajal koos jõusaalis ja me toitume paremini, ehk siis see tähendab seda, et me ei osta enam maiustusi, mis meie jaoks on väga-väga suur samm edasi, sest me vahepeal reaalselt käisime niimoodi poes, et meil oli vaja iga päev osta midagi magusat, olgu see, ma ütlen magust, aga mõtlen nagu lihtsalt mingi junki, olgu selleks krõpsud, küpsised, kommid, mis iganes ja me lihtsalt läksime ja me ostsime ja me sõime nagu iga päev selliseid asju ja nüüd me ei tee seda ja isegi ei tunne mingit vajadust, mis on veider, sest nagu kui sa oled selles mingis kindlas rutiinis, sul on mingid kindlad asjad, mida sa nagu vajad, siis sulle tundub väga raske kuidagi sellest üle olla. Aga nüüd, kui me oleme mitu nädalat lihtsalt mitte ostnud selliseid asju, me käime poest, lihtsalt käid mööda nendest maiustustest ja isegi ei ole sükest tungi, et peaks midagi korvi panema. Ja tegelikult tahtsin seda öelda, et nüüd on meil mingid kindlad sellised toiduained, mis alati peab olema kodus. Ja vahepeal mul oli nendest täiesti suva, üks nendest ongi muna, sest mul oli munasid nii kopeis, et ma isegi ei viitsinud muna süüa. Nüüd on mul see, et muna on nii hea lahendus, hommikusöögiks, lõunasöögiks nagu ülihea lihtne, nii palju erinevaid viisi, kuidas teha. Ja teine asi on banaan, mida me sööme nagu väga-väga palju viimasel ajal ja oli reaalselt, ma arvan, et vähemalt aastaajane, kui mitte rohkem periood, kus me lihtsalt ei ostnud banaani, siis meil oli mõlema sellest kopees. Aga nüüd kuidagi mõnus on. Ma tunnengi, et see on täiega palju aidanud sellist rahulolu tekitada, et me oleme suutnud selle toidulaua rohkem korda saada. Ja nagu kindlasti on selles suhtes arenguruum, et ma tean, et me peaks neid juurvilju rohkem sööma, aga jällegi mulle meeldib välja, et 1 samm korraga ja ma tunnen, et praegu me oleme juba väga palju edasi arenenud selle toitumisasjaga. Nii, aga aku hakkab tühjaks saama, ma viin teid laadima ja seniks teen oma võileiva valmis. Hommikusöök valmis, mul on siis rukkipala, merevaik, muna, kanafilee sink, lahjajuust ja tomat. Väga-väga maitseb ja muidugi vesi. Ma teen kohvi veits pärast poole. Aga alustame päeva mõnusa hommikusöögiga. Väga-väga maitsev. Kui te kuulete kassi taustal kreonemas, siis
tal on mingid, ma ei tea, mis vajadused viimasel ajal. Aga ta on nii häälekas, et ma lihtsalt tahaks aru saada. Nagu see on kõige ebameeldivam asi, eriti kassi omamise juures. Kui ta mäugub väga palju ja sa ei saa aru, mis tal on, mida ta tahab sulle öelda. Nagu me oleme suht 99% kindlad, et ta tahab lihtsalt rõdule minna, kuna meie alumisel naabril on papagoid ja ta on sinna ehitanud mingi, ma ei tea, mis asja. Niimoodi, et need papagoid on rõdu klaasi küljes või nad on kuidagi seal seina peal niimoodi, et Viisli näeb alla vaadates neid papagoisid. Ja me ei ole meelega viimasel ajal teda lasknud sinna, kuna ta alati ta käib seal rõdu peal ära, siis läheb 5 minutit mööda ja siis ta hakkab uuesti kraunama, sest ta tahab uuesti rõdule minna. Ja see on nii halb, sellepärast, et ma ei taha, et ta kraunaks, ma ei taha, et tal oleks halb või kurb või mis iganes, aga ma ei saa kogu aeg hoida teda seal rõdu peal. Ja siis ta lihtsalt väga palju teeb häält viimasel ajal. Aga me proovime ikkagi leida talle mingeid muid tegevusi siin toas. Ja eks see oli meie enda viga, et me ta üldse kunagi sinna rõdu peale lasime. Ja ma ei taha seda öelda, et ma nüüd kunagi teda sinna rõdu peale ei lase, aga lihtsalt ma ei taha seda teha nii tihti. Ja ma ei tea, mis oleks õige lahendus ausalt öeldes. Aga ma söön siin oma hommikust, loen raamatut ja siis varsti paneme ennast päevaks valmis. Mul on 83%. Ja uus raamat. Nii kõht on täis, vitamiinid võetud, tegin kohvi. Päike lihtsalt on nii võimas praegu, et panen selle tule panema. Sest muidu on lihtsalt kõik valgus kuidagi tagant ja ikka see päike. Ma ei tea, ma ei näe praegu mitte midagi. Aku saab ikkagi kohe tühjaks, sest mul ei olnud juhe taga, nii et great job. Ma mäletan, millal me viimati kodus piimaga kohvi jäi. Täpselt sama halb, nagu ma mäletasin. Vau. Aga väga kiire lihtne meik, sest mul on tunni aja pärast päeva esimene ja õnneks ka ainuke koosolek. Selles suhtes on väga mõnus nädal olnud tööl, et väga vähe koosolekuid ja ma olen saanud lihtsalt 100% ise keskenduda. Ma olen see tüüp, kes kontoris on tihti lihtsalt kõrvaklappides, noise cancellation peal ja teeb omi asja, sest muidu ma ei jõua kunagi valmis. Aga mul on täna nii veider kuidagi olla siin kodus, sest nagu ma mainisin, ma ei mäleta, millal viimati niimoodi kodukontoris olin ja mis on veel harjumatu, on see, et Marko on tööl, sest neil siin talveperioodil oli siuke väga vaikne aeg ja ta oli enamuse kodust. Kui ma juhtusingi olema kodukontoris, siis ma ei olnud üksi. Aga praegu täna hommikul lihtsalt siin üksinda mingi vaikuses toimetades on veidikene veider, kuigi mul käib muusika alati. Aga ikkagi. Ma tahan täna lihtsalt panna seda Maybellini Instant Perfectorit, sest see on väga kerge ja tahan kerget. Kohe kui päike läheb pilve taha, siis see valgus muutub nii palju. Aga mingis mõttes mõnus on see hommik olnud. Samas mul on täiega siuke tunne, nagu oleks nädalavahetus, et miks ma üldse pean tööd tegema hakkama. Aga ma arvan, et kui ma juba lainele saan selle töö tegemisega, siis ma harjun uuesti ära sellega, lihtsalt pole ammu olnud siukest lihtsalt kodukontori päeva. Väga lihtne meik tehtud. Panen huulelõiged ka. Lihtsalt sellepärast, et hooli niisutada. Minu meelest see liftergloss teeb üli pehmeks huuled. Aga on aeg tööle asuda. Mul see kõrv lihtsalt tulitab. Tundub, et see sai liiga palju haiget siin öösel või ma ei tea, hommikul, kui ma magasin. Aga
teeme selle koosoleku varsti ära. Sinna on veel veidikene aega ja siis ma tahan viia pakid automaati, võtta ise ühe paki ära ja siis jätkame tööpäeva kodus. Ja ma ei suuda kunagi ära otsustada, kas ma teen diivanil tööd või siin laua taga. Sest nagu nüüd, kui mul see peegel siin on, siis ma lihtsalt näen ennast kogu aeg peeglist. Ja see on veits tüütu vahepeal, kui sa tahad nagu tööd teha. On aeg teha päeva esimene väljaskäik, ehk siis lähme viime pakid automaati ja toome minu ühe paki ära. Ma reaalselt isegi ei teeks seda praegu, kui need pakid, mida ma postitama pean, ei oleks tööpakid. Aga kuna nendega on veits kiire, siis ma ikkagi käin praegu ära. Kuigi ideaalis ma ei tahaks praegu seda aega sinna panna. Ma reaalselt käin nii vähem kui 20 minutit, ma usun, aga ikkagi see, et minna kodust välja tundub aja kulutamine. Sest vahepeal helistas mulle üks agentuur ja ma pean nüüd kella 3-ks minema sinna Arsenali keskusesse, kus siis nende kontor on. Ehk siis automaatselt mu töötunnid täna vähenesid selle võrra. Sest kui ma kell 3 olen seal kohtumisel, siis tähendab seda, et peale seda ma ilmselt väga midagi ei jõua ka teha. Aga telefon, autovõtmed, koduvõtmed ja let's go! Okei, see võttis isegi vähem kui 20 minutit. Kell pole isegi veel 12, et ma olen tagasi. Ja ma tahtsin seda suurt kotti, sest ma pean töökaaslasele, kes on praegu lapsehoolduspuhkusel, ka ühed asjad viima. Aga minu pakk ei ole üldse midagi põnevat, nii et don't get your hopes up. Nii nagu ma ütlesin, siis minu pakk päriselt ka ei ole midagi põnevat. Siiski avame selle koos, sest ma ei ole väga ammu midagi koos teiega avanud, sest ma pole väga ammu midagi endale vist tellinud, tundub nii. Aga väike MyLooki pakike lihtsalt, sest mul oli vaja 2 asja. Ma isegi ei viitsi praegu tuua nuga ega mitte midagi. Ja me lihtsalt tahte jõuga teeme selle praegu lahti. Ainuke asi, mis mulle ei meeldi e-poest tellimise juures, on see segadus. Sest mind ajavad kõik sellised karbid väga närvi. Ja kõik see plastik ja see jama, millega nad tegelevad. Aga esiteks, issand, kui külm see on. Väga huvitav. Tellisin endale uue dušikeeli ja lihtsalt sellepärast, et kuna ma käin nüüd palju trennis ja ma tahan, et mul oleks seal eraldi nagu pesemise asjade kotti, et ma peaks kogu aeg kodust võtma neid asju. Siis ma tahtsin sükest väiksemat dušikeeli, kuigi see ei ole ka eriti väike, aga lihtsalt sükene väiksem kui osad, mis seal olid. Ja see on arbuusilõhnaga väga hea. Seal oli väga positiivsed review'd sellele dušikeelile, lihtsalt väga põnev ja ma loodan, et see on siis hea dušikeel. Thermacoli oma. See läheb siis trenni kotti ja siis kinda related trenniga, aga kinda mitte. Tavaline deodorant, need Leavengripi omad on ühed parimad ja ma ei tea väga kedagi, kes vastu vaidleks. Mulle tegelikult väga meeldis ka üks Babee oma, mis mulle tundus, et ka nagu päriselt aitas. Aga need on ka väga head ja ma olen väga-väga happy lihtsalt mingi deodorandi ja dušikeeli üle. Aga that's my little life ja ma lähen panen nüüd jope ära, sätin ennast uuesti siia mugavalt sisse. Mul on umbes
2 tundi viisli. Mul on umbes 2 tundi aega, et teha rahulikult arvutis asju. Ja siis me sõidame Põhja-Tallinna poole. Ja siis ongi päev läbi ja siis ma lähen õhtul trenni. Nii et kuigi ma plaanisin, et ma ei lähe täna kodust välja enne õhtut, siis siin ma olen juba käidud korraks õues. Reaalselt väga korraks ja varsti lähme uuesti sõitu, aga nagu ma olen maininud, mulle meeldib selline elu, selline tööpäev, kus ma ei pea ainult arvutis istuma, nii et see on mõnus. Ja nüüd ma pean jooksma ja ikka läks lõpuks veits kiireks, sest ma olin nagu nii in the zone oma tööasjadega. Ja nüüd on kell pool 3 läbi, ma hakkan kohe liikuma. Ma pean arvuti kaasa võtma, sest on vaja ühte programmi koos vaadata, aga kõik kirjutavad samal ajal. Probleemid. Nii väga kahju, aga ma ei saanudki tehtud seda asja, milleks ma siia tulin. Nii et pean vist järgmine nädal uuesti tulema, aga ma ei saa siin autos lihtsalt enam vlogida. Ma ei tea, miks ta tahab, et kaamer või see rool oleks fookuses, aga kell on nüüd 3:30. Et ma siis lähen koju ja ma saan veel mõned tööasjad ikkagi ära teha. Sest just kirjutasin mulle üks Leedu kolleeg ja lihtsalt on jama ühe koostöö asjaga, nii et proovime sellega tegeleda. Ja Marko kirjutas ka, et jõudis juba koju, nii et ma arvan, me lähme suht varakult täna trenni. Ja siis on reede. Tore! Ma unustasin teile öelda, aga me otsustasime tulla trenni 4:30. Nii et ma ei tea, loodetavasti seal ei ole mega rahvamais, sest viimasel ajal isegi siin Järveomas on päris palju inimesi, aga saame hakkama. Ma isegi ei tea veel, ma vist teen õlga ja piitsa, midagi üle keha. Siin on alati nii hea see, et see katuseparklas on ilus päiksepaistel. Trennis on käidud, ma pidin pesse tulema koju, sellepärast et on nii tark, et ma jätsin lätud koju ja kui on kõik ülejäänud asjad, milleta sa saad põhimõtteliselt hakkama, kui ma näiteks ei oleks võtnud dušikeeli või ma ei oleks võtnud, ma ei tea, mingi uusi sokke või mis iganes, ma oleks saanud hakkama, aga plätud. Ma ei suuda lihtsalt sellistesse ühiskasutatavatesse duširuumidesse minna paljajalu. See on väga rõve. Et ma siis leppisin sellega, et ma ei saanud pesta kohe peale trenni. Aga jah, tänane trenn nagu ma ei ole ei nautinud seda nii väga, sest ma ei tea, kuidagi ei tundnud seda hullult head vibe'i, aga ikkagi sai trenn tehtud ja nagu vahepeal tundus, et mingi jõuame seekord 45 minutiga. Aga kuna me alati teeme siis nagu ennem soojendust ja pärast lihtsalt teeme ka natukene kardiot, siis lõpuks oli ikkagi üle 70 minuti. Aga väga positiivne selle juures, et ma need plätud maha jätsin, oli see, et ma siis lihtsalt jarutasin õues samal ajal, kui Marko käis saunas ja värki ja ma sain Johandraga rääkida päris pikalt, mis oli tore, sest kui pole suht ammu rääkinud ja ta just tuli reisilt tagasi, nii et väga tore oli jutustada ja me leppisime kokku teisipäevaks, et me lähme, kuna meil on juba planeeritud üks trenn koos, siis me lähme pärast õhtusöögile ka, nii et ma reaalselt juba ootan seda, sest ma hakkasin mõtlema, et nüüd, kui me käime trennis, siis see trennis käimine ongi nagu selline igapäevane activity, mis ei ole tööga seotud. Ehk siis, kui ma enne pidin olnud mõtlema, et mida teha peale tööd ja nagu niimoodi, et saaks kodust välja
ja värki, siis praegu ongi see trennis käimine ja ma tunnen, et tegelikult see on ülihea, sellepärast, et ega me enne ka ei olnud väga mingi, ma ei tea, väljasööjad või siukesed, kes käiks peale tööd kuskil mingid, ma ei tea, mis asju tegemas. Nii et see trennis käimine sobib meile väga hästi. Aga siiski vahepeal on tore ka mingeid muid tegevusi õhtul teha ja seetõttu siukene sõbrannaga aeg on väga-väga teretulnud. Aga nüüd ma näen väga cute välja, nägu on mingi punane. Ja ma panen kohe pesu käima ja siis ma tahan proovida ühtesid väga põnevaid šokolaade, mille ma kohe näitan ja räägin täpsemalt. See on mu nägu on ikka punane. Aga ühesõnaga jõudis info minuni, et Rivis on ühed väga huvitavad šokolaadid tulnud ja kes nagu ilmselgelt te kõik vaatate YouTube'i, nii et võib-olla enamust siis teavad Mr. Beasti ja tal on siis oma see šokolaadi bränd. Ja ma olen näinud ka mingeid videosid sellest šokolaadist ja ma mõtlesin kohe, et tahaks seda proovida ja ma kunagi ei mõelnud, et see isegi võiks Eestisse tulla. Aga nagu te näete, siis siin nad on. Ma ütleks, et esmamulje on see, et see on väga kerge, väga ütleme niimoodi, et siin on vähem, kui sa tavaliselt ootaks selliselt tahvlilt, sest see on 60 grammi. Samas on jällegi hea, et sa ei söö nagu korraga liiga palju. 2,99 oli see üks tahvel siis. Et ma ei tea ausalt öeldes, nagu ma ei ole süvenenud, mis nendes nagu erilist on, aga ma tahan lihtsalt sellepärast proovida, et siukene suur nimi, tema bränd ja väga põnev on. Ma ei hakka neid kõiki, ma arvan praegu siin teist testima, sest ma ei taha neid lahti teha, aga proovime seda peanut butteriga. Viisli tahab ka proovida. Siin on kohe kirjas, et sa pead jagama seda. Sa ei tohi üksinda ära süüa. Shield. Üks tükk on jagamiseks, ülejäänud võid ise ära süüa. No. Väga hea. Väga lihtne oleks süüa terve see tahvel korraga ära. Ma ei siukene nagu veits hiidine šokolaad. Kuna see on suht õhuke, siis seda peanut butterit siin väga palju ei ole. Aga samas seda maitseb tunneb. Ja ma pean ennast nüüd tagasi hoidma. Väga hea. Mis on üks asi, mis mind väga šokolaadide puhul häirib, näiteks mingid kinderid ja mingid Milka šokolaadid on nii magusad, et sa tunned seda pärast enda kurgus, nagu see on siuke vastik tunne. Ma arvan, et sellega ei tekiks seda, sest ma tahaks kõik ära süüa. Aga varsti on nüüd söögi tegemise aeg. Mul pole nagu mitte midagi enda kaitseks öelda täna. Ma lihtsalt ei suutnud voodist püsti tõusta. Ja tegelikult eile õhtul ka ma väsisin nii ära, et seda juhtub ikkagi harva, kui mul tekib diivani peal selline vastupandamatu soov silmad kinni panna. Kuna täna hommikul on taas tagasi selline hall ja tundub, et veits udune ilm, siis mulle tundub, et meie kass ka kohe kuidagi tunnetas seda, sest ta rannis mulle kaisu hommikul. Ja tavaliselt, kui ta niimoodi hommikul kaisu tuleb, siis ta mingi 10 minutit on ja siis ta läheb minema. Aga ta lihtsalt ei läinud ja ta sättis ennast nagu nii mõnusalt minu peale, et ta pani isegi oma pea nagu mu rinnale ja siis ta lihtsalt magas ja nurskas. Ja ma räägin sinust Viisli praegu. Nii et ta oli ka vist väga unine. Aga me jõudsime püsti tõusta. Ja see on esimene soov. Tahaks tegelikult ühte uut seerumit proovida. Seda võib kasutada hommikul ka, nii et paneme siis hommikul. See on üks uus seerum.
kuna ma jälle ei tea, kas see juba on poodides või ei, siis ma ei hakka seda mingi väga reklaamima. Aga oh my god, see on roosat värvi. Okay. Väga põnev, väga põnev. Miks see roosat värvi on? Ma ei teadnud, et see roosat värvi on. Ühesõnaga, kuna see Eva Longoria on ka üks L'Oreali nagu see ambassador, siis tema TikTokist võib leida video nende toodetega. Ma tahan olla sama elus nagu Eva Longoria ja kasutan ka seda seerumit nüüd. Ja teise sammuna on SPF, mida ma ei tea, miks ma ütlesin SPF. Ma suht tihti vahetan nagu mis kreemi ma panen, aga reaalselt minu meelest see SPF-i kreemide teema on nii palju edasi arenenud, sest mõni aeg tagasi olid kõik SPF kreemid sellised, et sa panid näkku, sul oli mingi valge kiht ja siis see rullus kogu aeg. Aga nende fluid kreemidega mul pole kunagi olnud probleemi. Ja nagu Garnieril on ja nagu L'Oreal Paris brändil tuli juba eelmine aasta see UV fluid ja see aasta on nagu uuem nagu teine versioon. Ja minu meelest, kuna need imenduvad nii kiiresti naha sisse, nad ei jäta mitte mingit kihti, sellist nagu SPF-i kihti, nagu ma arvan, et me kõik oleme oma nahal kogenud, kui sa paned mingit siukest old school SPF kreemi, ma ei oska paremini seletada. Et väga tore, sest see kreem on selline okei ja hea kasutada, siis on väga palju lihtsam seda SPF-iga iga päev kanda. Hommikusöögiks ma teen täpselt sama asja vist mis eile, ehk siis selle rukkipala võileiva, kuna see on siuke mõnusalt täitev hommikusöök. Ja tänane plaan on see, et ma olen jällegi lihtsalt kodus. Rohkem arvutis, kui ma eile jõudsin olla, sest nagu see vahepeal ära käimine ajas kõik sassi. Kohe ja ma tahaks jälle süüa. Aga seekord ma ei tea, mida teha, sellepärast et ma ei taha nagu sama asja süüa, mida ma just sõin hommikul. Ja mul ei ole vist midagi teha ka. Nii pika otsustamise peale ma otsustasin ikkagi, et ma teen endale ise süüa ja ma ei hakka raiskama raha, kui mul on vahendid, et teha endale lõunat. Ja ma otsustasin teha endale siukse toreda smoothie kausi. Ja seda tuli mega palju, nii et ma olen täiesti kindel, et mul saab kõht väga täis. Ma panen teid korraks siia, et ma saaks koos teha ühe testi. Ma panin siis külmutatud mustikaid, vaarikaid, mangot, siis lisasin piima ja panin ka proteiini kaerahelbeid. Meil on üks ka vist mingi Iconfiti suur sükene potike proteiini, põhimõtteliselt nagu proteiinipuder. Ja panin siis neid helbeid siia ja peal, banaani panin ka. Peal on kiivi ja mõned pähklid ja see on sükene veits paksem. Tahtsingi, et ma saaks nagu lusikaga seda süüa. Ja ma alati on see, et esimene amp smootist, eriti kui see on selline söödav smoothie, siis ma kardan, mis maitsega see välja tuli. Väga hea külm. Tegelikult maitse on väga hea. Ma tunnen seda veidikene seda proteiini kaerahelbeste maitset, aga veits ka mangot. Aga minu meelest mango on selline nii-öelda puuvili, et kui sa paned segatuna marjadega, siis marjad on alati tugevamad. Et mango sobiks rohkem sükeste troopiliste smoothiede sisse, aga see on ikkagi hea. Ma lihtsalt armastan kiivit nagu smoothie kausi sees. Kui ma tegin nii suured tükid
igatahes head isu mulle. Siuke mõnus, tervislik lõuna. Ma nüüd veits vaatan, mis draamat seal Love is Blindis toimub, sest see on crazy. Ja siis astun varsti tööle tagasi. Ja varsti tuleb kuller ka nii põnev. Nii nagu te aru saate, siis õues läheb juba pimedaks. Kell on 6. Juba vahet tuleb olema. Hakkan filmima unboxingut. Aga mõtlen, kuhu ma ennast positsioneerin. Sest siin laua taga ei ole eriti ruumi. Ja ma mõtlesin, et ma teen nagu unboxingu TikTokis. Ja siis teile ma teen sellise kevadise hooli võib-olla homme või millalgi, kui on päevane aeg, sest ma tunnen, et praegu ei anna seda õiget seda, mida ma tahan oma kevadise hooliga anda. Aga ma ei suuda oodata nii kaua ja ma tahan kohe selle karbi lahti teha. Lihtsalt nii super, mul on kõikide asjadega rahul, välja arvatud need prillid. Ja kuna ma ilmselt saadan need tagasi või panen kuskile müüki või ma ei tea, mis ma nendega teen, aga kuna ma ei ole nendes kindel, siis ma näitan teile need ära, sest võib-olla need ei tule mu hooli. Aga kas mu nägu on lihtsalt nii väike või mis nagu toimub, et mulle ei sobi lihtsalt siuksed prillid, mis teistele sobivad. Need prillid on ühe mu lemmiku saksa influka nagu igapäevased prillid ja ta kogu aeg postitab, et ta kannab neid prille ja ma nii kaua ootasin, et need tuleks sinna H&M poodi. Ja nüüd need tulid ja minu peas on need lihtsalt weird. Ja ta kannab neid alati niimoodi. Nagu kuidas neid saab niimoodi kanda üldse nagu ma ei saa aru, kas mu nägu on nii väike lihtsalt. Ühesõnaga ma ei tea, ma proovin neid homme uuesti, kui mul on mingid normaalsemad riided seljas, aga ma veits kahtlen, et ma neid nagu kasutama hakkan. Ja noh, tegelikult ma tahaks see kevad endale ikkagi õigeid korralikke päikseprille, kuigi kui keegi oskab mind harida, siis palun. Kui siin öeldakse, et see on ikkagi UV kaitse nagu kategooria 3, ehk siis see peaks full päikse eest kaitsema, siis mis vahet üldse on odavatel ja kallitel prillidel, sest kui siin on ka päikse UV kaitse olemas, siis ma ei tea, nagu explain to me, sest ma väga ei tea seda teemat, et miks need prillid on erinevad kui mingid Gucci prillid, nagu välja arvatud siis nimi ja mingid materjalid, aga mõtlen just päikese kaitse poolest, nii et palun, ma tean, et kindlasti väga paljud oskavad mulle öelda, miks see nii on ja võib-olla ma lihtsalt ise ei mäleta praegu, aga ma nüüd jah, nagu ma ütlesin, koristan ja siis vaatame edasi. Marko tõi mulle ilusa lillekimbu naistepäeva puhul ja me leppisime kokku, et me tellime täna ikkagi õhtusööki Woltist ja lihtsalt tervislikumat varianti, mida me pole mitte kunagi Woltist teinud või noh, üldse Bolt Foodist ja nendest me kunagi ei telli mingit tervislikku toitu, sest kui sa juba tellid, siis sa tellid mingit mega head, ma ei tea, comfort foodi. Aga me valisime välja, mis me tellime. See on tervislik, see on hea ja lihtsalt sükene natukene ikkagi siis tähistame naistepäeva sellega, et ma ei pea süüa tegema. Ma näen väga kaunis välja, sest ma ei tea, mu juuksed on lihtsalt kohutavad praegu ja panin natuke concealerit, hommikune skincare on tehtud, hommikusöök on ka söödud ja me lähme nüüd kohe varsti trenni. Aga nüüd on siis aeg proovida uut trennikotti ja see oli ka mu eilses unboxingu videos. Aga noh, ma näitan selle teile praegu ära, sest ma tahan seda põnevusega ise proovida. Ja ma ei tohi täna jumala eest plätusid maha jätta, sest ma ei tea, kui ma jätan uuesti plätud maha, siis see ei ole okei enam. Mul on siis selline trennikott. Ilmselgelt see on H&M-ist, aga
Long story short, ma tahtsin mingit teistsugust kotti, mis oleks erilisemat värvi, tahtsingi beeži ja kuna me kõik teame, et ma ei taha seljakotti, ma ei tahtnud tegelikult ka mingit sellist suurt logodega kotti ja noh, douchebagi kotti ma ka ei tahtnud, sest nad on lihtsalt nii kallid ja ma ei näe pointi sellel hetkel vähemalt. Nii et ma tellisin endale sellise toreda koti. Ainuke asi on see, et see krõbiseb megalt, aga muidu mulle väga meeldib see, et siin on hästi palju ruumi. Siin on külje peal ka tegelikult vastu ja lihtsalt paneme asjad kotti ära. Kuna mul on täna jalapäev, siis ma mõtlesingi, et panen jälle selle topi. Kuna jalapäev on minu meelest selline päev, kus hakkab kõige rohkem palav ja reaalselt eelmine kord, kui ma käisin trennis, ma tegin õlga ja triitsepsit. Ja mu pulss ei läinud kordagi nii ülesse, et mul oleks hakanud palav või soe ja pärast trenni mu kell näitas, et mul läks vähem kui 300 kilokalorit. Nii et iga trenn ei ole eriti võhmakas, aga samas ma ei tea. Ma ei põe nagu selle pärast praegu. Trennis on käidud, ma olen tagasi kodus. Nagu ikka siis ma ei suuda lihtsalt seal jõusaalis vlogida otseselt, sest isegi laupäeval suhteliselt varakult on väga palju inimesi seal ja ma ei tea, ei ole veel suutnud sellisel ajal minna, et ei oleks liiga palju inimesi. Mõnus on nädalavahetustel ka, kui on trennipäev, teha see suht esimese asjana ära, aga samas kell on 2:30 juba ja nüüd ma hakkan alles ennast valmis sättima, mis tahaks kuskil poes käia. Ja siis see päev läheb nagu mega kiiresti. Et mulle tundub, et peab hakkama varem ärkama nädalavahetusel, kui me tahame trenni minna. Või siis kuidagi, ma ei tea, teha lihtsalt selline päev, et sa ei lähegi otseselt kuskile pärast või et ei pea nagu otseselt meikima. Või et ma tegelikult praegu isegi peaks ennast meikima, aga ma tahan. Nii et ma siin söön ja sätin samal ajal. Jutustame siis, kui me oleme päeva teise tegevuse juures. Ja ikkagi seda peab ütlema, et trenn teeb töö heaks ja sinna pole lihtsalt mitte midagi parata, see tunne, kui sa oled trenni teinud ära nagu eriti päeva alguses, see on mega hea. Oleme nüüd Kristiinesse, sest mul on missioon leida endale selleks kevadeks uued tennised ja lähme piilume Sportlandisse. Nii, me üritame nüüd mitte välja teha, tõus hakkab ikkagi hämaraks minema. Ei jõudnud nii varakult siia teiega tutvustama, aga ma tulin nii lähedal aknale kui võimalik. Ja see aasta mul oli selline mõte, et ma tahaksin talle kevadeks teha natukene nagu kapsel garderoobi, ehk siis põhimõte on selles, et sul on mingi teatud arv esemeid, mida sa siis omavahel saad erinevat moodi kombineerida ja nagu eesmärk ongi selles, et ma ei ostaks selliseid asju, mis omavahel kokku ei sobi. Näiteks kui ma näen mingit väga nunnut ägedat kampsunit, mis oleks lahe võib-olla mingi ühe asjaga, aga teise asjaga ei sobi, siis see ei ole nagu see point. Nii et need kõik asjad, mis mul siin on väga neutraalsed ja sobivad omavahel ja eesmärk ongi siis, mul on veel mõned asjad siin puudu, mis sellest kapsel garderoobist, mis ma olen planeerinud,
aga me kindlasti jõuame sellest veel rääkida. Alustame sellest, mis ei ole H&M, sest enamus asjad, ma arvan, et me kõige ei imesta, on H&M-ist. Nimelt käisin ma siis eelmine kuu ühega New Yorkeris ja ma läksin sinna konkreetselt otsima ühte mantlit, mille ma ka leidsin. Aga lisaks tuli minuga kaasa selline tore kampsik ja ma olen sellega päris korduvalt juba käinud. See on väga-väga ilus ja mu õde ostis ka täpselt selle samasuguse ja siukene lihtsalt see stiil mulle väga meeldib. See on hästi mõnusalt soe, kerge, nagu ma ütlesin, kombineerida erinevate asjadega ja ma ei tea, minu meelest kevadeks jällegi väga hästi sobib, kuna see on siukestes heledates toonides ja ma ei tea, minu meelest see on väga nunnu ja ma ei ole tavaliselt New Yorkeris shoppaja, sest ma lihtsalt kuidagi ei satu sinna ja ma ei oska sellest suurest riide nagu hunnikust otsida häid asju, aga kui ma näen kellelgi midagi näiteks Instagramis ja ma tean, et see on New Yorkeris, siis ma lähen seda sinna konkreetselt otsima ja täpselt samamoodi oli siis selle jakiga. See sama Rootsi Instagrammer, ta on reaalselt minu nii-öelda moe inspiratsioon, sest tal on alati väga ilusad outfitid ja ta tihti ka ostab sellistest nagu minu jaoks igapäevastest poodidest. Ja see mantel, kui ma nägin seda ta seljas, ma olin mingi, et mul on seda vaja. Ja nüüd on mul see olemas. See on siis kropitud trench coat ja ma ise eelmine aasta tahtsin ka täpselt sellist mantlit ja siis ma kuskil minu meelest ei näinud, aga kes tahab endale sellist toredat, natukene oversized, kropitud trench jacki, siis New Yorkeris on olemas. See oli, kas ta oli äkki 30 või 35 eurot. Siukene väga normaalne hind. Mul on isegi veel siin, mul on siin silt küljes. Okei, 35 eurot, nii et päris hea ikkagi siukse tugeva jaki kohta. Siin on ka vooder sees, nii et väga korralik. Ta ei ole lihtsalt mingi üks kiht kangast. Ja hoiab seljas ka väga ilusti minu meelest. Nii et see jakk on siis selline, mis sobibki, kuna ta on kropitud, siis sobib kõrge pihaga asjadega ja ma ei tea, mingite seelikute ja kleitide peale paremini. Ja see kamps oli muideks oduhinnaga too hetk. See oli vist 5 eurot, nii et mida diili. Ma olin väga üllatunud ja see oli lihtsalt väga hea käik. Aga siis H&M-ist mõni aeg tagasi ostsin endale sellised igapäevased halli värvi püksid. Need on natuke siis nii-öelda viigipükste stiilis, aga ma ei saa päris öelda, et need on viigipüksid, kuigi siin on tegelikult viig sees. Nii et võib-olla saab, aga väga hästi istusid jalas. Ma tegelikult tahtsin just teisi pükse, aga käisin Ruka H&M-is. Seal olid nagu 2 valikut, 2 mudelit ja need istusid kuidagi paremini. Need on siis, mis mulle väga meeldib, on see ülemine osa kuidagi. See näeb jalas hästi kena välja ja need on täpselt sellised püksid, et need sobivad tööl käimiseks väga hästi, aga neid on ka hästi lahe minu meelest kanda just mingite tennistega, mingi kampsuniga, nagu minu jaoks on need hästi universaalsed, sest mulle meeldib tihti miksida nagu erinevad stiiliriideid. Mulle tundub, et see on äge ja väga-väga korralikud püksid. Ma täpselt ei mäleta, aga ma arvan, et need oli mingi 29 eurot. See tundub siukene realistlik hind siukesele sellistele pükstele. Ja siis ongi tegelikult juba need asjad, mis ma siin H&M e-poest, mis tegelikult esimene asi ei ole. See ei ole mu kapsel garderoobiga kuidagi seotud, aga see on spordiosakonna särk. Lihtsalt hea kerge trennipluus jõusaalis käimiseks ja ma ei tea, mul on retuuse nagu kuidagi palju, aga pluuse pigem on vähe. Nii et viimase aja ostud on olnud jah, pigem trennipluusid, aga hästi mõnusast üksest pehmest materjalist, soonik koes ja
valge värv kevadeks, suveks hästi sobib, kuna siis ma loodan, et ma viitsin rohkem fake tan'i kasutada ja siis see näeb kuidagi hea välja. Järgmine asi on ka T-särk, aga see ei ole spordi T-särk, vaid tavaline. Ja siis see bluus oli ka 10. Siukene tavaline T-särk, aga tegelikult materjal on siukene veniv ja natukene meenutabki siukest trennibluusi materjali, aga see ei ole trennibluus. Aga ta istub seljas minu meelest väga-väga hästi, lihtsalt ainuke asi on see, et siin peab kindlasti olema rinnahoidja all, sest see paistab selles suhtes läbi, piisavalt läbi, et minu meelest ilma rinnakata seda väga ei saa kanda. Aga mille juurde see väga hästi sobib ja mille juurde ma sellega ostsin, on minu uued teksapüksid ja oh my god, kui põnevil ma olen nende pärast, sest jällegi ma tellisin e-poest niimoodi, et mul polnud õrna aimugi, kas see mudel sobib mulle, kas see suurus sobib mulle ja kõik läks väga hästi. Natukene oli esimest korda siuke tunne, et võib-olla ma pean liiga palju pingutama, et seda nööpi kinni panna, aga samas ma arvan, järgmine suurus oleks olnud liiga suur. Et need on 34 suuruses, slim, straight ja regular fit, high waist. Ma proovin panna kõik need lingid toodetele ka descriptionisse, sest siis te saate ise ka vaadata ja minu meelest H&M-is on päris palju häid teksapükse. Sa lihtsalt pead oskama leida selle õige mudeli ülesse ja need on väga-väga ilusad ja mul tõesti oli väga hädasti vaja teksapükse, sest mul ei ole hetkel mitte ühtegi sellist paari, mis mulle meeldiks. Mul on vist kokku 2 paari siniseid teksapükse kapis veel nagu ilma nendeta ja need kumbki ei meeldi mulle absoluutselt, nii et mul oli hädasti vaja ja see on see siukene ilus lõige, ilusti hoiavad alt, ei ole nagu ümber, ei ole liiga laiad ja ma ei tea, ma olen obsessed ja tahaks juba need jalga panna. Need olid minu meelest 35 eurot. Ja siis eelviimasena ma näitan nagu reaalselt selle kogu kevad garderoobi põhilist eset minu jaoks. Jah, see on uus trench coat. Ja kes on siin kanalil olnud juba, ma ei tea, 2 aastat, siis võib-olla mäletab, kui ma rääkisin ühel kevadel, et ma tahan endale uut trench coat'i ja sellel hetkel, kui mina otsisin, ei olnud mitte kuskil normaalset trench coat'i. Ma olin valmis selle eest käima välja, ütleme, ma tahtsin, et see oleks alla 100 euro ja ma teadsin, et tegelikult sellise hinna eest peaks saama. See oli see, kui ma tellisin BLT-st ja see BLT oma tundus liiga suur, ma saatsin selle tagasi, siis ma mõtlesin, et küll ma kuskilt poest leian ja ei leidnud. Et lõpuks ma ostsin Vila või Veera Moodama, ma ei mäleta kust lehelt. Ja see on lihtsalt kõige, see maksis ka 70 või 80 eurot ja see on lihtsalt üks kiht kangast, täiesti mõttetu jakk, ütleme niimoodi, et ta võib välimuselt näha okei seljas, aga iga väiksem tuuleil see võtab nagu tuule alla konkreetselt, et ma teadsin pikalt, et okei, ma tahan nagu ikkagi seda õiget trench coat'i ja see on õige trench coat, mida ma silmas pidasin. Ma nägin seda kõigepealt H&M-i mannekenidel ja ma vaatasin kohe, et okei, see on minu selle aasta jakk, aga ma ei läinud seda proovima ja siis ma panin selle e-poes lemmikutesse, mõtlesin, et hoian silma peal, kui tuleb mingi sooduskood, et siis ma käin enne poes ära ja ostan kohe õige suuruse. Ma muidugi ei käinud seda kordagi proovimas, aga sooduskood tuli. See oli siis -20 sooduskood ja siis ma ostsin selle jaki endale. Ja mis on väga hea, on see, et see on tuulekindel ja tõesti, kui ma selle selga panen, siis ma tunnen, et ma olen kuidagi kaitstud ja see on selline heavy duty jakk ja see ongi täpselt selline trench coat, nagu ma olen endale soovinud. Ja ma olen väga rahul sellega. See maksis siis täishinnaga 90 eurot, aga selle sooduskoodiga oli vist 75 või midagi sellist. Nii et ma arvan, et mõistlik hind sellised
tugeva jaki eest. Ma usun, et see kestab mul aastaid. Lihtsalt peab olema ettevaatlikult nagu ära ei määriks seda, kuna selliste laiade suurte jakkidega, eriti autoga sõites on see, et väga lihtsasti need võivad kuskil auto ukse vahele jääda või siis lihtsalt hõõrud ennast vastu musta autot, mis minu puhul lihtsalt seda juhtub liiga tihti. Aga I'm very happy ja minu kapselgarderoob ongi siis põhiliselt see jakk, mis sobitub kõigega. Siis need teksad, mis sobituvad kõigega. Siis see bluus, mis sobitub reaalselt kõigega. Siis kui on külm, siis paned kampsuni. Sobitub nii teksapükstega kui siis nende hallide pükstega. Ja siis see lühike jakk on nagu eraldi, aga jällegi ülihästi sobib nende pükstega. Ainuke asi, mis ma tahaks praegu siia juurde lisada, on üks valge seelik ja siis üks pintsak. Aga kui teeme part 2 kunagi hiljem ja lihtsalt kuna ma tean, et enamus need tooted on praegu poes olemas, siis ma mõtlesin, ma jagan teiega praegu, võib-olla keegi saab inspiratsiooni, siuke kuu algus ka ja aeg minna ostlema. Mitte, et ma propageeriks seda, et kõik peaksid raha raiskama nagu mina, aga vastutustundlikult. Ja minu eesmärk uute riiete soetamisel ongi see, et ma teen mingi suurema clear out'i, viskan vanad asjad minema või viin kuskile või panen kuskile müüki. Et ma ei taha kindlasti lihtsalt koguda neid riideid, sest ma tean, et ma osasid asju ei kanna. Aga siis tänane ost ja sobitub jällegi selle teemaga, et sobiks kõigega kokku. On minu uued konversid ja see ei olnud lihtne otsus, milliseid tenniseid endale osta. Sest tegelikult ma ei mäleta, kas eelmine või üle-eelmine aasta ma ostsin endale ka ühed konversid, millega ma ei olnud juba kohe alguses rahul, sest see ei olnud see mudel, aga kuna kõik olid igal pool välja müüdud kogu aeg, siis ma lõpuks lihtsalt ostsin need, mis olid. Ja sellel hetkel ma sain aru, et mulle meeldivad ikkagi kõrgema selle osaga konversid rohkem ja eriti just see mustvalge teema, minu meelest väga ilus. Ja lihtsalt see mudel on saanud minu lemmikuks, vaadates seda, mida kõik teised kannavad. Ja täpselt selline mudel, mis sobitub paljude asjadega. Ja need on minu meelest ühed kõige mugavamad jalanõud. Nagu mina võiks konversidega käia maha kilomeetrid. Nii et sellised siis tänased valikud. Ma olen väga happy ja kusjuures väga fun fact. Ma läksin hommikul Instagrami täiesti juhuslikult. Läksin Lauren Padari storysid vaatama nagu täiesti lambist. Need tulid mulle ette. Ja siis ta jagas, et tal on Sportlandi sooduskood. Ja ma ei ole mitte kunagi näinud, et Sportlandigi sooduskoodi keegi jagaks. Aga tänu sellele ma sain need 25% soodsamalt. Ehk siis väga normaalse hinnaga. Need olid 67 eurot. Nii et ma olen väga-väga rõõmus. Ma proovin kõiki neid asju nüüd selga, jalga ja teen teile try-on klipid ka. Aga ma tunnen, et see on minu kevade garderoobi. Ei tea. Alati tunnen, et kevade mood ja kevade riided on kõige rohkem sellised, mille kandmist ma ootan ja ma tahan uusi asju, sellepärast, et me oleme nii pikalt istunud siin talves, siin külmas, siin sellest, et sa paned iga päev selle sama jope selga põhimõtteliselt ja lihtsalt külmetad kogu aeg. Nii et ma olen väga ootusärevil, natukene soojema ilma ees ja et saaks kanda ägedaid asju. Aga nüüd on siin toas väga-väga pime. Et need try-on klipid võib-olla tulevad veidike imeliku valgusega. Ja ignoreerime seda väikest segadust seal voodi peal ja seda, et ma nägu läigib. Aga ma unustasin teile jagada ühte väga olulist osa sellest hoolist. Ühesõnaga see kott. Ma nägin seda TikTokis mitu kuud tagasi. Üks tüdruk tegi mingi H&M kottide hooli. Ja mulle jäi see kott kohe silma, siis ma mõtlesin, et vau, kui ideaalne kevade kott see oleks. Siukene ilusas
beežis toonis, see on niisugune kangast, meenutab nagu linast kangast või midagi siukest. Ja see kott on ideaalse suurusega, mul mahub siia kaamera ära, rahakott, telefon ja nagu kõik sellised essentialid. Ja tihti ongi mul see, et mul on enamus kotid liiga väiksed, et panna sinna kaamera sisse. Ja see on sellepärast nii tüütu, sest ma ei viitsi seda kaamerat tihti tassida nagu käe otsas ja siis ma ei viitsi vahepeal üldse võtta. Nii et selline suuruses kott on täiesti ideaalne ja mulle nii meeldib see, et see ongi lihtsalt õlakott ja ma ei tea, I love it. Ja ma lihtsalt tunnustasin selle ära, sest see oli mul elutoas. Aga nüüd ma isegi ei tea, mis kell on. Ma arvan, et hakkab lähenema äkki 7. Ma pakun. Nüüd vaatame kohe, kui õigesti ma pakkusin. Aga ma panen need riided sinna ära ja siis lähme vist hakkame juba õhtusööki tegema varsti. Ma ei tea, reaalselt ma praegu ei tea, mis kell on. Väga kiire teistest, sest praegu just hakkas mingi matš, kus siis eestlane poksib. Ma ei tea täpselt neid termineid, aga ma tahan seda vaadata. Igatahes pole väga ammu täist ära pastat teinud, nii et loodan, et see on hea. Vahet pole isegi. Kui nad ei ole tavaliselt makaronid, siis see toit ei saa kunagi halb olla. Väike vein ja spordimatši vaatama. Ma ei jõudnud isegi õhtusööki ära süüa, kui see matš oli juba läbi Eesti jaoks. Aga kell on nüüd 10. Ma arvan, et ma lõpetan tänaseks vlogi ära. Ma siin tegin suurt skincare'i ja kehahooldust oma selle EMS aparaadiga või EMS ja LPG. Aga väga mõnus oli. Ma tunnen, et ma olen nüüd väga hoolitsetud. Ja tegin mingid koostöövideod ka ära. Aga siuke mõnus laupäev oli. Ja kuna ma tean, et homme tuleb väga tihe päev, võib-olla ei ole eriti aega vlogida, siis ma teen täna lõpu sellele. Aga ma loodan, et sulle meeldis tänane vlog. See kevadine haul, mille üle ma ise olin nagu täiega excited. Mul oli väga tore teiega veeta need paar päeva nagu ikka. Alati ma tunnen, et ma olen koos sõpradega, sest ma tunnen ennast nagu nii koduselt juba selle kaameraga. Aga aitäh, et vaatasid seda vlogi. Pane like, kui sulle meeldis. Kõik toodete lingid leiad alt descriptionist. Ja näeme järgmises vlogis. Tšauki!